tervist! Järjekordne peegelpilt peegeldab siis meie elu varjatud külgi ja seekord ma räägin meie kaardimaksesüsteemist. Minu nimi on Raivo Orgussaar, räägin siis teile Eesti Ellujäämiserakonna nimel. Räägin tegevustest, mida rahva eest värjatakse ja puudutab siis meie panku, kaardimakseid ja katkiseid taskuid. Nagu teada on, inimesed korjavad põlvest põlve raha, pärandavad oma kortereid, maju, maid, autosid, kogu vara, kõik sisustus, mis korterisse jääb, pärandavad põlvest põlve edasi. Ja vaatamata sellele inimesed töötavad, rabavad tööd, rabavad orjatööd päevast päeva kuni nõrkemiseni, õhtuti on pool laibastunud, aga küllust kuidagimoodi juurde ei tule. Inimesed ikka elavad peost suhu. Ma olen täheldanud, et kui küsida inimeste käest, ütleme, kas niisama või võlgu, laenake 200 krooni, 200 eurot, siis enamusel inimestel, ma ütlen kuskil kindlalt, et 75% inimesi ütleb, et neil pole vaba raha 200 eurot. Et see räägib meid ühest, et inimkond on tegelikult puruvaene, raha jagub vaid peost suhu elamiseks. 25% inimesi jõuab reisida, jõuab lõbutseda, elab, ütleme niimoodi, et keskklassi elu veel, aga enamus on siiski täiesti alla lastud. Ja kus siis on iva? Et lähme nüüd asja tuuma juurde ja ma räägin sulle siis sellest, kallis kuulaja, et asja tuum on meie valemis, mida siis sotsiaal-liberaalsotsialistlik Turanja asja tuuma siis selles valemis, mida meie liberaalsotsialistlik valitsus ehk siis see klann, kes seal Toompeal on võltsvalimistega võimu haaranud, on seadnud siia sellise liberaalse majandusmudeli, mis ei näegi ette siia raha allesjäämist, vaid on kinni makstud korporatsioonide poolt ja nende kinni makstud seaduste alusel on läbi viidav siin täitsa seaduslik röövimine. Kõik välisettevõtted viivad raha välja ja nende üle puudub kontroll, ainuke, kes neid kontrollib on audiitor, tema tempel on seaduseks. Kõik meie Eesti riiklikud kontrolliasutused on jõuetud neid kontrollima ja mis puudutab pankasid, siis mingi valemiga, minule täitsa arusaamatu valemiga on Toompeal antud pankadele voli kehtestada kaardimaksesüsteem, mis siis võtab iga kaardimaksega ära käibelt 2,5% raha, 2,5% tehingusummalt ja kui need kinni makstud klounid seal Toompeal oleksid kehtestanud selle kaardimaksesüsteemi niimoodi, et oleks loodud riigi kommertspank ja kogu see 2,5% kaardimajandus tulust laekuvat raha oleks läinud riigi kommertspanka, siis tulu oleks päris suur. Kujutan ette, et oleks mitte miljard eurot, vaid palju suurem. Pankade kasumi kokku panna teevad miljard eurot, aga need teatagi kõik on ära nihverdatud, need pole õiglased. Vähemalt minu arvamus on see kõik ja ma olen kindel, et mul on õigus. Need 2,5%, mis ma rääkida tahan, on siis nii kavalalt väike protsent, et mitte ükski inimene seda tähele pane. Kaardimaksega inimesed maksavad ja teavad, et kaardimakse raha läheb maha kaupmehelt, sellepärast nad ei ole mures sellest kaosest, aga see, et see 2,5% läheb maha mitte kaupmehe taskust, vaid kaubaostja taskust, see on kaubale otsa pandud, selleni paljude mõistuse küündi ja ma toon teile ühe väga lihtsa valemi. Kui on kaubandus, kus on siis tootja, on põllumajanduse toodangu tootja, on tööstur, kes toodab midagi, on kaupmees, on teenindaja, on taksojuhid, on luksepad ja eri valdkonna inimesed, kes siis omavahel raha vahetab kogu aeg. Üks ostab teenust, teine ostab kaupa ja raha ringleb inimeste vahel ja kui seal nüüd vahel ei ole kaardimakse tehingud, siis see raha hulk on kogu aeg jääv. Tegelikult loodakse ju rikkust juurde ja raha hulk suureneb, et tähendab seda, et antud piirkonnas, riigis siis suureneb küllus, inimesed hakkavad paremini elama ja kui nüüd siia mängu võtta siis selline kaval tegelane nagu pank oma kaardimaksega,
kes siis on teinud inimeste elu väga mugavaks. Massajakirjandus on väga hästi ära kasutanud ajupesu läbi inimeste hirmutamise. On pidevalt uudistes kriminaaluudised, kus räägitakse röövimistest. Inimesed on hirmul, tuleb keegi, varastab rahakoti ära, röövib teilt ära 47 krooni, 47 eurot, 23 eurot sentidega ja kardetakse taskesse panna sellist peenraha, käiakse poodides ja makstakse kaardiga. Ja kuni need samad kaupmehed, teenistujad, põllumehed, töösturid hakkavad omavahel kaupa vahetama läbi panga ja iga tehinguga kaotavad 2,5%, siis piisab teha 40 tehingut ja kõik need, kogu see ühiskondlik elanikkond on jäänud juba rahata. 40 korda vahetada kaupa teenust ja kogu loodud küllus haihtub. Ja kui võtta niimoodi inimeste ostujõudlus, siis minu hinnangul kord kvartalis, äärmisel juhul 2 jooksul, teeb pank puhta huugi, koorib ühiskonnast ära kogu külluse. Inimesed hakkavad uuesti sandisentidest looma uut küllust, teenivad siin palka, mida makstakse pügmeedele, makstakse aborigeenidele ja makstakse siis papuatele mõni sent peale. Ja loovad uue külluse ja jälle kord kvartalis 2 jooksul võtab pank jälle raha käibelt ära, sest 2,5% iga tehinguga ja raha haistub. Inimesed muudkui toodavad küllust ja küllus muudkui kaob ja keegi ei saa aru, kuhu see kaob. Ja kui ma räägin inimestele, et kaardimakse on kuritegu, et iga kord, kui makstakse kaardiga, tasub mõelda oma vanemate peale, kes teenivad piskut pensionit, tasub mõelda kõigi santide peale, kes saavad väikest sotsiaalkindlustust, tasub mõelda üksik emade peale, kellele ei ole raha maksta, sest raha ei ole. Raha pole valitsusel, raha pole ettevõtjatel, raha pole rahval, raha on kõik korporatsioonide käes. Ja seni, kuni inimene suurest mugavusest kasutab kaarti, kartes, et keegi talt 42 eurot ja 65 senti ära rööb ja maksab igal pool kaardiga, seni, kuni inimene ei hakka mõtlema, kuni ta ei saa aru, kuhu kaob raha, kuni ta ei leia üles auku oma raskus. Seni see ühiskond rikkaks ei saa ja räägigu need poliitikud Toompeal seal IRL-ist, et võltsisamaalased, liberaalsotsialistid, see kõik üks klann, keskerakonnlased, kõik muud erakonnad, kes sellest teemast vaikivad, mida tahes, veeretagu sealt 10 senti siia-sinna, pangu juurde, kellele tahad, kui palju pensioneid, mida iganes. See kõik on köömes, sest põhitulu, põhilised summad, miljardid liiguvad välja raha Eestist ja kui need samad klannid Toompeal ei hakka muutma rahavalemit, ei pane kinni piiri kaardimaksetega raha väljakandimiseks ega välisettevõtete poolt raha väljaviimiseks, siis see tsirkus võib kesta valimistest midagi ei muutu. Nii et inimesed, lõhkuge raamid oma pea ümbert, pange kinni televiisorid, ärge kuulake ülikoolis seda ajupesu, mida räägitakse, vaid vaadake tegelikkust, pistke pea raamist välja ja mõistke, et tegelikkus on kuskil mujal. Hoidke oma kaardid raha väljavõtmiseks, makske äärmisel juhul ja kasutage sularaha, sest sel moel te teete suure teene nii endale, kõigile inimestele ja meie riigi külluse säilimiseks. Olge teadlikud, jälgige elu ja kuulmiseni!